sisse võtnud. Aga kus on siis need naised? Olegi neid. Rustipill, hakake mängima, küll nad vanad inimesed kuulevad siis. et veel minu eas tulevad pähe head ideed.
mille teostamiseks oleks veel üks elutarvilik. Aga pole hullu, vanus on oluline ainult siis, kui oled päris juust või kapsas. Veider küll, aga tänapäeval kardavad paljud vanaks saamist, sest et vana seostub alati väikese küürusheidekesega, kellel on pealaegal siin üks ponsikukujuline niisugune moodustis ja kes lõhnab kassi-pissi ja materjali järele. Jah, mida vanemaks saab, seda tugevamini puhub tuul. Ja huvitav, et see puhub alati näppu. Niisugustes olukordadest on vist kõige lihtsam naerda iseenese üle. Uju, tantsi, käi iga aasta augustikuus Pariisis ära ja ela jalutuskäigu kaugusel haiglast. Õige. Õnnelik on see, kes suudab endale naerda. Naer on valik. Naer muudab inimest. Kui sa suudad naerda enda üle, võid naerda teiste üle. Inimene on vana alles siis, kui ta midagi ei tunne. Ei, kui ta enam ei armasta. Vanaduse tragöödia pole mitte selles, et ollakse vana, vaid selles, et ollakse noor. Vanadus, päris motiveeriv, soovitan rõõmuga. Vanus on alati kõigest umbe ja elama tuleb hakata just praegu. Nüüd ja kohe, mitte mõelda, et küll maa ükskord. Küll on hea, et ei pea mõtlema maratoni jooksule kostumis, väitekirja kaitsmise teemal ateismi kahjulikkuses siseveekogudes, puskari ajamisele repikus või riigipanga röövimisele, sest penskaril on alati raha. Vananemine pole memmekatele. Vanadus ei tekitagi nii palju ebamugavust, kui osatakse seda võtta kui kallist külalist, keda ei sunnita läbi ööd tantsumistuma. Ja nüüd me laulame teile meenutus. See on ühe väljamaa helilooja lugu, mille on seadnud Ann Simpere ja sõnad on Otto Rootsilt. Thank you.
selle laulu on kirjutanud Vello Lipand ja sõnad Heldur Karmo. Üks vanur neelab iga jumala päev tablette. Kas sul on halb? Ma kutsun äkki abi. Ei ole vaja. Täna lõpeb nende tablettide tähtaeg. Proua Kask, kellele te viimati töötasite? Olin kassas, selge. Aga ma loen siit, et vallandatud. Miks? Noh, naeratasin klientidele alati. Vahel soovisin edu. Aga see on ju tore. Kellele see siis ei meeldinud? No, algul klientidele, aga siis ka ülemustele. Mingid imelikud inimesed. Mis asutuses te täpsemalt töötasite? Tasulises tualetis. Pensionieas abielupaar lõunastab restoranis ja jätkab siis teed. Kui nad juba umbes 50 kilomeetri kaugusel on, hüüab naine. Pööra auto ümber, unustasin oma prillid restorani. Kurat küll, kuidas sa ometigi nii hajameelne olid? Juta,
pea kinni, ma käin tähtvarana. See on siis. kui sa juba seal oled, siis too mu Kaabu krediitkaar ja WC-st mu valehambad ka ära. Järgmise lauluna laulame Aeg on aeg. Selle lauluviisi ja sõnad on loonud Gustav Kikerpuu. Kohe tuleb lavale minu duetipartner Aleks. Tema on minu elus 3. duetipartner. Esimest korda laulsime laulu Ootamatud sõnad, siis kui ma olin veel tudengipreili. See on üks ilusamaid duette. Kellest see on? Kellest? Sinust ikka. Ära pane puusse. Tantsisime tund seal, tundes tuleks seal seda
need laulan ikka päris üksi ka. Nii kaunis päev. Selle laulu on kirjutanud sõnad ja viisi Anu Röömel. On ju ilus päev täna. Pean heast luulest ka lugu. Minu suur lemmik on Leero Tungal. Inimlikkusest. Kõige tähtsam inimestel pole paksus ega pikkus. Kõige tähtsam elukestel on just inimlikkus. Kui kord inimene oled, mõtle oma peaga. Ja kui teiste sekka tuled, tule ikka heaga. Olgu karvane või kiilas, olgu must või valge sell. Kiilas pea on karm, kuid siiras. Karvarõug on hingelt hell. Veidi erinevaks loodi naiste kui ka meesterahvad. Igaüks on isemoodi, aga see just ongi vahva. Mõnel küll on turris turi, kui on miskit vastu karva. Aga enamasti kuri on meist mõni aruharva. Paksus, pikkus, rikkus ajaga võib muutuda. Tähtsam on, et inimlikkus suudaks kõiki puutuda. Nüüd me laulame Aleksiga ühe hea vana kantrilaulu. Ja selle looga ma siis tervitaksin kõik ja meie lauljad ja kõik oma endiseid armsaid lauljaid. Need, kes olid meie hõbeniidi ridades ja need, kes olid ka armsas ehatähes. Või palju me koos oleme laulnud, nii et olge siis kõik tänatud, tervitatud siin. Mu mõte
see on üks rahvalik lugu, mille laulsid kuulsaks Marko Matvere ja Jaan Tätte ja meie ka. Siin võite täitsa kaasa valtsi tantsida, nagu ikka eestlased teevad. Kõikumise mõttes. Ja kui vanaemal hambad valutavad, paneb ta nad teeklaasi. Aga minu kaabuskal käivad hambad sugu maha. Ja nüüd me laulame Kõnemetsades. Selle viisi on kirjutanud Juhan Trupp ja sõna Ott Saartel. See oli üks ilusamaid elatähe laulmeid, millele võtsime selle omale ka. Siis lähete seda hääletas. Ure
sellist toredat lauljat nagu Ahti Nurmis. Tema laulis selle laulu väga tuntuks. See oli esimene partner. Nüüd ma ajasin segamini, jah, Hoia mälestus, see tuleb pärast mulle. Hoia mälestust on Anu Röömeli kirjutatud lugu ja seade on teinud Marika Reimond. Me mõtleme harva selle üle, mis meil on, kuid oleme peaaegu alati mures selle pärast, mida meil ei ole. Aga kui sa räägid tõtt, pole vaja midagi meeles pidada. Kui oodatakse, tunduvad hetked aastatena, aga kui meenutatakse, tunduvad aastad hetkedena. Elu on nagu teater, sest kõige suuremad kelmid istuvad sageli kõige parematel kohtadel. Vananeda on iga, kuid see on ainus viis, kuidas kaua elada. Hoidkem neid päevi. Nüüd tuleb see ilus Ahti Nurmise laul. Selle viisi ja sõnad ka on kirjutanud Märt Hunt. Thank you.
terve virn seal, ta piki näppis ühte ja teist kangast ja müüja oli seal ta vähe pirtsak ja ütles, no ei tea, mis asja te neist kangastest näpite, te nagunii ju ei osta siit midagi. Miks ei osta? Palus 4 küünart seda kõige kallim Petruvast jalarette jaos. Mulk läks viinapoodi, küsib, kade rulluiske on? Ei ole. Aga tõukeratid? Ei ole, kulla härra, meil on ju viinapood. No andke siis üks pudel viina. Ja jumal esi taeval näeb, ma tahtsi sporti tetä. 2 meest kiidavad oma koeri. Minu koer laseb ukse taga kella, kui tuppa tahab. Ah, soo, minu oma küll kella ei lase. Kuidas ta siis tuppa saab? Olen oma võti. Õpetaja viib lapsed bioloogiatunnis metsa. Vaadeldakse lilli, linde, lüblikaid. Korraga jookseb jänes üle tee. Mis loom see on? Hunt või rebane? Karu või mäger? Ei, kuulge lapsed, tuletage ometi meelde. Me oleme temast terve aasta rääkinud. Kas tõesti Putin? Teate, ükskord me laulsime nii halvasti, et rahvas pildust meid tomatitega. No aga kas ikka aplausi kõige tulisid? Muidugi oli selle eest, et kes täpselt pihta sai. Ja kõlab meie viimane lugu.
parimale helitehnikule Heikile ja üle annab selle Taimale. Parima operaatori töö preemia saab Veljo ja üle annab preemia Virve Jassik. Veljo oli kooli ajal legendaarse korskenansambli üks lauljatest, kellega me käisime isegi ära Moskvas Ostankino telestuudios. Ja antakse välja veel eripreemia Ennale, kes kutsus kokku sellise kamba. Nüüd ta räägib jälle iga kord sedasama. Tegelikult alustas sellega Tubenitis Äänse Reena mäletatega. Elvar käisid ma nüüd Pärelisena külas, kümneaastaseks tüdruk, tänu läheks Keivo. Aga Elvar istutaks teisele poole äkki. Aga üritused olid ettevalmistamisel ja siis palusin selle ühe korraks teeme selle ürituse ära. Signe tuli. Ta jäitud. Aga midagi pärast. Need aastad läksid ikka kümnete kaupa. Ühendaks ja siiani leitas välja, kui täiskäib ansambli. Mina olen öelnud 32 aastat. Räägite, kuidas see siis ei niimoodi juhtuda. Aga minu mõttes niisugune asi teile. Vaadake, siin on see ansambli. Näete? Aega. Ja noh, need ühel pool on need eredama peale teised, tugevama peale. Aga igaüks saab pärast, kui Sirle annab mulle. Aga vaadake, kui ilusad kõrvete nüüd näed. Nii nagu alati. Ja muidugi, et muusika kestaks, on muutsad ka teha. Nagu näete, elutööpreemiad välja ei anta, aga elutööpreemia näiteks ongi seesama ansambel. Ja mida sa veel oskan tahta? Aitäh täna oma juhendaja. nii tähelepanu kuulik, mind on ansambel Lustipill volitanud andma hõbeliidile aukirja üle, millel on ka tekst. Hõbeliit peab täna pidu, sünnipäev on tema talv. Hõbeliit peab täna pidu, Lustipill on abiks talv. Hõbeliit teab palju laule, Lustipill see rütmi seab. Hõbeliit või Kobeliit. Täna laulab Hõbeliit. Elagu 40 aastat Hõbeliit, teil pooled laulud laulud ja pooled laulvad on veel. Tervitab ansambel Lustipill.
paigutatud Võrumaale ja siis see Võrumaa haridusseltsiga koos. Nendest ei tea ma praegu midagi öelda, mis on, aga tore oli meenutada. Samuti ka, kui meie seltsilised ettevõtmised on olnud, on ikka ka ansambel laulnud meile kas või kahekesi nagu viimastel jõulupäeval tuleti, aga ikkagi. Nii et suur tänu teile, meie siis Annega oleme Ville ja kodus meiega ühisel mõttel teie juures ja kõik ülejäänud seltsiliikmed samuti. Aga imelised asjad olete, teil on tõelised imelised hääled ja väga kaunis laul. Teid võib lihtsalt kuulama järgi. Ma võtan lihtsalt ilmselt mõtlu aga teistmoodi järgi. Ilusa kilisema räägime igas ajaks. Jah, nii, aga nüüd inimesed on väga noored inimesed ja tööd tegema ja nendel pole aega kuskile minna vanadel, kes saab pensionäri raha jookseb iga kuu. Ja pensionäri tõstetakse kogu aeg, mis siis, et teise käega tulumakstud maha võetakse. Aga ikkagi, ja kus meil muud üle jääb, kui lõputseme. Nii, nüüd ma esindan siis Kaks Külamaja. Ja teha on siis ka üldist meiega ja siis Külamaja poolt. Tänu sulle, aitäh meie ja siin on siis kogupanna, see on kokkuhoid. Siin on haridusseltsi karm ja Külamaja karm. Ikkagi ära jagada, aga siin on kahte võtti ei saa panna. See on kokkuhoid. Aitäh Külamaja poolt ka nende toredate kontsertide eest ja mitte laulu, vaid sinna juurde ka nüüd loo, mis on Hiiu kokku seatud ka täna ja kuuldega Külamajast nüüd tahtnud mulle teda jõudu ja jaksu.
puso õigesti.
tahtsime koksu lüüa sinuga. Silma vaadatakse. Seal või? Ega ma tagasi ka ei pane. Ma joon 2 korraga siis. No nii, parim operaator, jah? Tervised ka võid natukene, ei võis. Ära seda nüüd küll pane, siis te olete need 2 tüdrukut seal taga võinud. Kas sa ei saagi kokku võtta? Mina ei tundnud sind edasi ära. Mina teid ära ei tundnud. Ma ei tulnud selle peale. Noh, peaks. Teie ka siia tulite. Peate vastu pidasime.